KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Kallaste ja minuga on siin Ott. Aju. Täna on siuke väike preview osa, aga mitte NFL-i preview, mitte Euroopa liigade preview, vaid Eesti tegemiste preview ja review mingil määral. Et võtame siis Tallinn Bay Ballersi flagi turniiri, mis oli nüüdsest juba 2 nädalavahetust tagasi, ja siis vaatame ette Tartu Titansi Balti liiga hooajale ja ka natukene, või lühidalt mainin sellega ära, et flag football läheb Kopenhaagenisse samal nädalavahetusel ja siis suvel vaatame jooksvalt Tartu Titansi tegemisi siin korralikult, et Ott on meil mõistagi, kes on Tartu Titansi mänge vaadanud, siis ma ei tea, mis Oti roll see aasta seal on, räägime sellest varsti, aga mullune Balti liiga võitja quarterback, nii et ühtepidi on au ja teistpidi on see, et me niikuinii räägime siin ja paneme siis lindistama ka. Ott, mis vibe on Tartus enne hooaja algust? Siukene ootusärev, et selles suhtes nagu ikka, et see esimene hooaja mäng vahet ei ole tegelikult isegi mis liigas sa mängid, et see tegelikult ju vastane tuleb nagu uus ja sa tegelikult ju ei tea, mida veel see tiim nagu viljeleb tavaliselt, et okei, seal võtame NFL-i näitel, siis mingid tiimid nagu lähevad aastast aastasse samade treeneri pundiga, aga siis kas või näiteks mängijad muutuvad ja paratamatult mingisugused muudatused nagu on, et selles suhtes see esimene mäng tuleb tõenäoliselt kõva kompamine nagu nii ja seetõttu on see ootusärevus suur, et endal on ka siin tiimis uusi nägusid ja nagu ühesõnaga põnev, et alati on need hooaja algused on siuksed põnevad ja ägedad, et jah. Ja ühesõnaga täna siis nagu ma ütlesin, teeme Eesti tegemised, aga enne seda vaadake kavr3.ee, saate merchi, saate kõik Ülari ja Oti Eeriku lingid, rääkides sellest siis Ülari ja Oti Eerik võtavad järgmine nädal uuesti Euroopa vaatamised kokku, seal Ülaril oli, ma ei tea, siuke üle kivide ja känduda, aga tuli ära ja siis Oti Eerikul on, või õigemini Ülaril ja Potsdamil on siis, kas see on nüüd laupäeval 23. mai on järgmine mäng. Ja Ott Eerikul on siis järgmine päev 24. mai pühapäeval, kui nad avavad Londonis oma hooaja, et siin tulevad päris tihedad mingi 2-3 nädalat, mis meil siin on, et selles mõttes on lahe, et asja toimub. Jah, ma ei saa rohkem nõus olla, et aga kui ühes kohas on mulle meeldib see, et loodust tühja kohta nii-öelda salli, et kui seal tiigi taga nii-öelda nagu ameeriklased oskavad öelda on vaikus, siis siinpool tiiki on kõva andmine ja hakkab alles see pidu nii-öelda vihta. Ja kindlasti on see ka vaat, et me nagu ise nagu osaleme rohkem, või Eestis nagu tehakse rohkem, aga see kõik see, et Euroopas vaata möll käib ja mingi ongi Saksamaal ja igal pool mujal, et kuidagi selle, või isegi see mingi NFL-is ja mingi UFL või XFL ja need asjad, et kuidagi Ameerika jalgpall on aastaringne versus see, mis ta võib-olla nagu oli mingi 10 aastat tagasi, et NFL-i hooaeg see läbi ja siis sa tiksud 7 kuud ja ootad lihtsalt, et nüüd on ikka see, et vaatame suvel oma mehi ja sügisel saame siis jälle maailma kõrgliiga juurde tagasi, aga alustame siis täna, käime korras selle flag footballi seikluse läbi, mis me tegime sellist 2 nädalavahetust tagasi juba. Helsingis oli siuke turniir nagu Snap Classics, mis on nüüd siuke uus mingi turniiri sari, mida soomlased korraldavad, Soome alaliit siis. Seekord oli siis Baltic Sea Edition, kuna me osalesime. Aga Helsingi velodroomil jõudsime siis kenasti kõik kohale. Soome ei ole, mulle meeldis see ka, et need soomlased, et kuule et saate tulla ja siuke värk, nad nagu muretsesid, et kas me saame tulla, et nagu me tuleme laevaga, see on kõige lihtsam koht, kuhu minna versus mingid Kopenhaagenid, aga alustasime siis kohe, saime 2 mängu järjest mängida, kõigepealt võõrustajaga Helsingiga või Helsingi flag football, panime 24-21, tegelikult ei olnud nii close, me kaitses natuke, lasime kummilõdaks seal mängu lõpus natuke liiga palju. Ja siis mängisime lahti Jetsiga, neid me nagu tundsime, neil lihtsalt seal paar talenti on, aga quarterback ei ole, 32-6 oli seal ja see 6 tuli ka joppamise peal. Kõige nõmedam oli see, et me tulin mängust välja, meil oli särkidega see jama, et meil ei olnud nagu kõigile särke, kuna uusi mängeid oli palju. Ja siis ma andsin enda särgi Vladile
ja siis laadlasi kohe cover 2-s üle selja taha kuradi touchdown'i ja siis video peal nagu näeks välja nagu mina oleks lasknud selle. aga ja ainsa touchdowni 32-6. Aga jah, siis tuli Kerava Bulldogs, kes on ju esiliiga meeskond seal Ameerika jalgpallis või kontaktis. Kes siis liitus pärast hommikust trenni, et noh, selles mõttes võib-olla natuke oli mingi väsimus sees, aga noh, nad tõmbasid lahtile 25-0, aga siis üllatavalt said Helsingilt tappa. Ja see tekitas selle olukorra, et noh, me läksime siis selle Keravaga vastamisi. Ja siis tekkis see olukord, et enne mängu oli vaja surnud ring läbi rääkida, kuna noh, juhul kui me kaotame. Ja siis seal oli pikem arutelu, noh, kõik tiimid tulid, või noh, kõik need kaptenid nii-öelda tulid kokku, eks siis ma seisan ka seal nagu teada vais, noh, lõpuks tehti selgeks, et okei, punktide vahe. Ja me mängisime siis selle Keravaga, mängisime +8, et noh, meil oli sellest Helsingi mängust ja siis Helsingi, meie võit Helsingi üle ja Helsingi võit Kerava üle tekitas olukorra, kus me olime siis +8 Kerava vastu ja me pidime nagu siis vähemalt 8 või vähem kaotama. Ja siis nagu see arutelu kestis nii kaua, et mul oli ühel hetkel nagu see, et nagu aga mis siis, kui me võidame, noh? Et keegi nagu seda ei maini praegu, ja siis ma läksin ka nagu närvi seal, et kuule davai, noh. Ja siis noh, see oli siuke poolfinaali õhkkond juba ja noh, eks ta vist mingil määral oli, kes Helsingi oli juba sees. Ja noh, kurat, see oli lahe, et ma ei hakka praegu neid mänge nagu liiga pikalt läbi rääkima, me just saime game tape'id ka, et ma lõikan siin lähipäevil, loodetavasti jõuan kokku lõigata mingid highlight'id ka ja no seal oli lahedaid momente kõvasti ja noh, kõik mängisid hästi. Ja siis finaali läksime uuesti Helsingiga ja no võt see oli pinge, et seal oli kõvasti pinget ja võtsime ikkagi lõpuks ära goal line standiga, shoutout Tartu Titansi corner Tõnis Tiitov, kelle suunas viimane otsustav pall läks. Aga jah, kõva mäng ja kõvad hetked ja kõik, kes meil seal kaasas olid, et noh, te olete ilmselt lugenud neid postitusi, mis me seal Payballersi konto alt tegime. Et jah, ma varsti jagan neid videosid ka highlights, et lihtsalt jah, suur tänu kõigile mängijatele eelkõige, kes seal olid ja ütleme siis nii, et need Soome alaliidud ja siis see Helsingi Flag Footballi sats või nende juhatajad seal, et meil on igast huvitavaid vestlusi tuli jah, et need Helsingi Flag Footballi seal oli paar sükest vanameistrid, kes noh, olid mingid endised Soome koondislased, et need ütlesid, et kuule, et me otsustasime ära, et järgmine turniir on Tallinnas ja siis noh, nüüd vaikselt susi sööb, et äkki ongi. Et mingi Soome alaliidu abiga korraldatud asi ilmselt siis, ma ei tea, suve teises pooles või kuskil, kuhu mahutame Balti liiga schedule'i vahele. Aga jah, hästi vinge, no ma pole nii uhke vist kunagi olnud ühegi võidu üle. Ja noh, see oli suhteliselt random turniir tegelikult. Ja minust võita on alati tore, väga vahet ei ole, mis tasemel sa mängid. Või no tegelikult ikkagi on vahe, et okei, kui sa kõigil paneb pakid, siis kind of tekib nagu see tunne, et okei, aga kui mängud on close'id ja sul nagu päriselt peab pingutama, et nagu see teekond sinna võiduni on ka oluline, et selles suhtes päeva lõpuks seal ei ole nagu vahet, et eriti just tiimispordiga ka. Et sa võid ju mängida vaata väga erinevates tiimides, et ma olen siin Kossu näitel igasuguste külaliigade võitude üle olnud vaata, et peaaegu sama happy kui siis, kui me esiliiga meistriks tulime, et selles mõttes, et sa võid ju ise olla nii-öelda sellest tasemest üle, aga kokkuvõttes tiimitase on see, mis loeb ja see mängu nii-öelda kvaliteet ei sõltu ainult ühest indiviidist, et see on nagu oluline. See ongi jah, et noh, see põhipunt, kes meil siin seda flagi mänginud on, ma ei tea, peaaegu 2,5 aastat või nii, aga noh, see oli kohal kõik nagu olidki, et noh, Marcel oli meil QB, et me valisime tema MVP-ks ka. Aga noh, mis võib-olla kõige lahedam osa või selline noh, vingem oli see, et meil tulid siis 3 Tallinna Diamondsi mängijat ehk siis naiskonna mängijat, noh, naistja võib-olla loeme juba tegelikult Payballer seal või noh, ta on algusest peale Payballer on. Aga 2 tüdrukut, kes nagu ei olnud, noh, selles mõttes ongi vähe aega mänginud ja noh, ei ole mingit competition'it näinud, et me saime neile ka mänguaega anda, et nad tahtsid väga kaasa tulla ja Kristiina püüdis ühe palli ja Darina oli seal center ühes mängus peaaegu terve teise poolaja, et noh, see oli ka ja me olime ainus tiim, kellel olid naised väljakul. Okei, samal ajal toimus tegelikult naiste turniir seal kõrval väljakutel ja seal velodroom oli lahe, et noh, kui me saaks korraliku naiskonna kokku, siis me võiks sinna panna, aga noh, said ikkagi oma esimesed kogemused ja catch'id kätte, et hästi lahe.
naised said mängida siis seal kõrval selle normaalse muruga väljaku peal või? ei, Velodroomi peal oli pandud 3 väljakut, flag on. ja õige, muidugi jah, flagi sa mängid juristi jah. Ja siis samal ajal, kusjuures seal kõrval see hea väljak, see kunstmuru väljak, seal oli mingi U15 teise divisjoni mäng, mingi Roosters ja keegi, noh, selles mõttes, et me kõndisime seal koridoris ringi seal Velodroomi hoones, vaata. Ja siis koridori peal vaata, mingid väiksed põkid tulevad vastu, mingid Soome põkid, ma küsin, kuule, mis vanuseklass te olete? U15. Ei noh, selge. Päris kadedaks teeb, kui nagu päris infrastruktuur ja päris mängud on teil seal. Aga noh, eks me jõuame ka sinna kunagi loodetavasti ikka. Aga jah, ühesõnaga ma saadan jah, või lõikan need highlightsid kokku ja värki ja ikka, nagu ikka, like, follow ja subscribe ja kõik see värk, et lahedad asju teeme ja loodetavasti saame ka flagiga tuua siis mingi väikse turniiri. Noh, ma ei hakka praegu nagu official announcement'i tegema, aga ütleme augustis, et stay tuned, teeme kõigepealt selle Kopenhaageni ja selle Tartu Titansi hooaja avapaugu ära, aga jah, ma ei tea, lähmegi siis Balti liiga juurde, Ott, tiitlikaitsja, valitsev meister Ott Sellis. Mis, ütleme, noh, see põhipoint selles liigas jääb samaks, eks ju, et noh, tiimid mängivad omavahel läbi, aga vist kõige suurem selline schedule'i uuendus on see, et play-off tuuakse sisse. Ja siis special teamsi muudatused ka, et ma lihtsalt mõtlen nagu, et mis need põhisuuremad muudatused nagu on, et kui sa suudad need kokku võtta kuidagi. Jaa, no selles mõttes, et me üritasime nagu ikka, eelmine aasta oli selline, et hakkame kuskilt pihta ja teeme selle liiga ära, et meil nagu selles mõttes, me mängisime IFAF-i reeglite järgi, kui see kellelegi midagi ütleb, et see ongi nagu see nii-öelda international, mis iganes football reeglid nagu, et vist äkki eelmine aasta ILF ja see aasta ma arvan The League ja kõik siuksed asjad mängivad ka samade reeglitega nagu, et kui siis mingites liigades tehakse nagu mingeid väikseid mööndusi sinna, aga need on tavaliselt siuksed busy asjad, et see aasta nagu siis nii-öelda kui sellest admin poolest natuke rääkida, siis me proovisime asja nagu ametlikumaks ajada seal mitme koha pealt, et ma ehitasin mingi väikse rulebooki, et oli ikka, kus oli kirjas meie need exceptionid, sest noh, me ju Balti liigas veel tänavu, ma loodan, et viimast korda peame mängima 9 versus 9, sest noh, lihtsalt tiimidel on nii vähe mängijaid, et see nagu otsus võetigi vastu, et pigem las olgu 5 tiimi, kui see, et meil on ala 3 tiimi ja saame mängida 11 versus 11, mis on minust õige otsus ka. Aga jah, et võrreldes nii-öelda eelmise hooaegis, kui nagu reeglitest rääkida, siis jah, meil lisandus nagu special team nii-öelda poolikult, et selles mõttes kick-offi ja puntimist meil nagu ikka ei ole, aga meil on lisandus siis field goal'i võimalus ja extra pointi puhul siis ka siis kickimise võimalus. Et see on tegelikult ka päris huvitav olnud, et ma mõnes mõttes saan täitsa nagu aru, miks veel nagu field goal'i juurde ei pandud. Ma ise jällegi loodan, et järgmine hooaeg on nagu kõik elemendid olemas. Aga jah, sest noh, juba selle field goal'i löömisega seda harjutamist on nagu omajagu ja seda läbi mängimist ja nii-öelda heas mõttes failimist on omajagu olnud. See võib-olla, ma ei tea, kas Ameerika jalgpallis on nagu suuremat vahet selle arvel, et noh, et sa vaatad seda, mõtled, see on easy vaata ja see, et nagu see protsess väljakul field goal'i löömiseks on nagu pöörad, et noh, sa saad väga hästi aru, miks NFL-is ongi see, et umbes, või noh, et Ameerika jalgpallis üldse on, no, et treeningul mingid holderid ongi lihtsalt tund aega hoiavad palli ja nagu panevad seda maha, et see on lihtsalt nii mehaaniline kõik. Ja see on süge jah, selles mõttes, et see, kuidas me nagu see valimisprotsess ka, et sa nagu valid seda kikerit, aga siis sa saad tegelikult nagu sellest aru, et noh, meil oli mingi varustus oli nagu puudu, nüüd on meil nagu olemas tegelikult ka eraldi need kicking teed ja need, et noh, et sul ei ole holderit vaja ja see kicking net on isegi olemas ja mingid siuksed asjad, et põhimõtteliselt nagu nüüd saab, kes iganes nagu tahaks niimoodi Titan sisse liituda, et või nagu me otsime kikerit nagu, selles long snapperid ja siukseid asju, et palun aga nagu tulge. Et see on võib-olla siukene füüsilises mõttes kõige nagu lihtsam meetod, kuidas nagu tiimiga liituda. Aga jah, et see protsess on jah see, et noh, esialgu meil neid asju ei olnud, et siis tegelikult neid muutuvaid tegurid on nii palju, et juba see long snap on täiesti omaette asi, et kui me seal alguses proovisime oma veteran-tsentri Viiraga seda teha, siis no tegelikult see ikkagi on täiesti teistsugune toode ja me oleme seal pidanud muutma palju ja see holder on väga oluline, nagu sa ütlesid ja noh, et aga lõpuks me ikkagi mingisuguse pundi oleme nagu paika saanud ja mingisuguse depth chart'i sinna ka, et see kindlasti tuleb huvitav.
ma ei tea, kui palju me esimene mäng nii-öelda seda ma mõtlesin ka, võimalust kasutame päris. kas ekstra point ikka löödud? Sest jah, nii-öelda esimene mäng ju tegelikult Balti liigas oli ära ja minust vist ühtegi kikki ei sooritatud. Ma vaatasin ka, ma saan nagu täiesti aru ka, miks seda ei tehtud. Et see ei ole päris jah siuke, et savi, et lööme, vaata. Võtame 3 punkte siit, vaata. Või noh, aga see ei ole päris nii, et oled 10 jardi sees, et see on nagu 99%, et ainuke variant on see, kui ära blokitakse. Nope, kindel ei. Aga jah, et meil oleme igatahes läbi rääkinud küll mingisugused nagu stsenaariumid, et millal me nagu võiks kikkida ja mis see range võiks olla ja nii edasi. Et selles suhtes see on ka siuke põnev koht jälle, et see annab kindlasti lisavõimalus. Ja nagu ma ütlesin, et play-off ka, et mängitakse siis nagu poolfinaalidest, üldised reeglid, et kõrgem põhiturniiri asetus on kodutiim ja siis Baltic Bowl praeguse seisuga on vist, see oli vist oktoobris või? Ja oktoobris jah. Oktoobri 10-11 on ja peaks vist olema. Ja ta võib-olla liigub nädal edasi ka, et selles mõttes seal ma ei ole sott kindel, et sest nagu siin on vaata see teema, et kui alustatakse play-offidega ja need tehakse ühel nädalavahetusel, siis on nagu see halb olukord tekib, et meil ei ole ju selles liigas kohtunikke nüüd meeletult palju. Ja kui see üks mäng on a la Kaunases ja teine mäng on Tartus, siis see on päris crazy nagu kohtunikele. Päris keeruliseks. Jah, et laupäeval vilistad Kaunases ära ja siis pühapäeval näiteks tuled Holmi vilistama või midagi. Siukene variant on vägagi tõenäoline nagu, et eriti just eelmist aega vaadates, aga et jah, et siin nagu võib-olla mingisugused play-offi schedule'i vangerdused nagu toimuvad aga eks me hoiame kursis ja proovime seal, kes veel ei jälgi, siis seda Balti liiga kanalit ka soovitan jälgida, et seal tuuakse ka infot selle kohast kindlasti välja. Jep, et jah, praeguse seisuga siis jõuame nende mängude juurde või võib-olla siis esimese mängu juurde, aga 23 mai, see on siis laupäeval, kell 16.30 on Holmpargis, Riia tuleb küll, eks ju? Jah. Ja siis juuli ja see graafik on nagu selles mõttes nagu laiali veidi või rohkem laiali selles mõttes, et Tartul on pärast esimest mängu nii-öelda bye week, mis kujuneb tegelikult bye month'iks põhimõtteliselt või isegi bye month ja half. Aga siis suve ütleme, et jah, seal 11-12 juuli nädalavahetusel on Kaunases, siis augusti alguses on Klaipedas, põhihooaeg lõpeb siis septembri keskel kodus Vilnius Aeromulsi vastu ja siis tuleb see play-offi ja Baltic Bowli nädalavahetus teha, et need kuupäevad on praegu, mis nad on, et jah, nagu Ott ütles, hoidke siis ennast kursis seal Balti liiga channelites ja Tartu Titans loomulikult ka, pange like ja follow ja kõik see asi. Et jah, aga nagu sa ütlesid, võtame korra siis hooaeg algas tegelikult juba eelmine nädalavahetus, kui Kaunas Dukes pani siis Vilnius Aeromulsile mõnuga ära. Mäng toimus Vilniuses, seal oli siuke väike lahe vinkel sees, et Vilnius mingi 3-4 päeva enne mängu tegi postituse, kus vist see oli Ritas ja jalgpalliklubi vist võitsid Vilnius ja siis Vilnius Aeromuls pani siukse kavala postitused ka, et kas tuleb 3-3 ja siis Kaunas pärast mängu 28-0 panid sotsiaalmeediasse vastu, et ei tulnud 3-3 kahjuks, eks, et selles mõttes oli lahe moment, aga see oli vist selles mõttes ikkagi oodatud, või mitte oodatud võib-olla, et ta nulliga oli, aga Kaunas peaks olema parem meeskond praegust seisuga. Ja peaks küll, et ma olen, ilmselgelt see kommuun on nii väike, et sa ikkagi suhtled nagu mõlemate pooltega ja kuidas sa korralduslikud pooled ja kuna selles liiga admini asjas olen ka nagu sees, et Vilniusel on nii-öelda toimumas see vahtkonna vahetus, et tegelikult Vilnius oli pikka aega Leedu nagu siis see lipulaev Ameerika jalkas ja tegelikult ka Eesti tiimidel on nagu Vilniusega rohkem puramist olnud kõvasti kui Kaunasega. Et nüüd siis Vilniuse sats nagu ongi hakanud nagu siis noori rohkem värbama ja neil oligi seda nagu noort ja toorest kontingenti nagu kõvasti rohkem kui võib-olla eelmine hooaeg, aga eelmine hooaeg nad oli nagu selgelt aru ka saada, miks seda noorenduskuuri vaja on, et neil nagu enam ei olnud seda vurtsu nagu nii palju sees, et selles suhtes tulemus üsnagi ootuspärane tegelikult.
ja Kaunas selles mõttes on ikkagi, seal on päris lahedaid mängumehi nagu üldse, et üldse see Kaunase korraldus minu arust on väga lahedalt tehtud ja kuidagi nad nagu, ma ei tea, nad ajavad seda asja õigesti, et siin regioonis on tihtipeale nagu see asi, et osad tiimid nagu püsivad kuidagi vaevu vee peal või selline, aga praegu tundub et Kaunas kuidagi sealpool eriti just on hästi tugevalt nagu pildis, mis on hea asi. Et Kaunase ja Tartu mäng, tõmmake sellele ringi ümber oma kalendris, see tuleb kõva andmine. Ja siis esimene nädal Klaipeda on siis nii-öelda by week'i peal, et Klaipeda, ma ei tea, mis see Klaipeda kohta öelda oskad see aasta, et eelmine aasta nad just on pead tõstnud ja tegelikult mängisid väga tublisti, aga lihtsalt see mängijate arv vist oli see, mis neid kõvasti tagasi hoidis teile. Neil oli mängijate arv ja selles suhtes me siin omakeskis rääkisime ka, et tegelikult American Football International tegi ka mingi väikse artikli nagu Balti liigast, et seal nii-öelda veits peatuti ka mingitel teemadel ja mis nagu nende puhul oli väga suur teema, oli see, et tegelikult neil nagu justkui nagu talenti oli, nad nagu füüsiliselt kui selliselt ei olnud nagu üldse halb sats, aga neil nagu oli see, et mis on Ameerika jalkas üli teine oluline asi on see taktikaline pool ja nagu see mänguline pool ja kui sa oled nagu tiim, mis koosneb nagu ainult ruukidest, siis see taktikaline pool nagu lonkabki, et mis ma arvan on, mis Klaipeda see aasta teeb kõvasti paremaks ja miks nad võib-olla see teine nädal nii-öelda, mis tegelikult on siis juunikuu, et võivad seal isegi hakata nagu üllatama, on see, et neil see aasta peaks olema nagu dedicated treener, kes on mingi ameeriklane isegi, et selles mõttes ma arvan, et kui neil on nagu teiste satside kohta olemas nagu video ja nad saavad seda analüüsida ja nii-öelda valmistuda versus see, et nende vastu tegelikult ei ole kellelgi nagu väga mingit input'i. Et see esimene nädal võib neil olla siukene päris mõnus kuidas öelda siis tagasitulek eelmisest hooajast, et see Klaipeda sats, ma arvan, see aasta on märksa nagu ägedam kui eelmine aasta oli. Aga jah, Klaipeda külastab ju Tartut ja teistpidi oleks võib-olla toredam minna isegi suvel sinna, aga last alla. Aga jah, et loodetavasti jah, Klaipeda jah kuidagi, ma ei tea, hästi nagu, selles mõttes hästi nagu füüsiliselt kutid ja näed jah, nagu ka, et talenti on kõvasti jah, et lihtsalt kui nad selle asja nagu korralikult käima saavad või käima jätavad, nagu neil on, et siis ma ei teagi jah, tegelikult selles mõttes võib-olla big picture küsimus, aga selles mõttes, et ma olen üsna kindel, et Balti regioonis tegelikult ei ole nii tugevat viisikut tiimi olnud, kui praegu on, et kõik toimivad actually nagu hästi ja see asi nagu liigub iga-aastaselt nüüd praegu, selles mõttes võib-olla on vara öelda, aga asi liigub nagu aina paremuse poole, et see on väga põnev aeg siin Baltikumis üldse, et ongi American Football International teeb mingid preview'sid nagu et see liiga ongi nagu tõsiselt võetav liiga, et asi, mis vajab preview'd ja asi, mis Baltic Bowl vajab nagu preview'd ja asju, et see on lahe, kuidas te olete selle ehitanud lihtsalt üles, et see on pikk töö ka olnud. Ja ei täiesti nõus, et selles mõttes on nagu äge näha ka seda, et mida Ülar ka siin mainis, võtta tema on olnud nüüd selle Tallinna ja ju ka selles vestluses ja grupis sees, et ta eelmine hooaeg ütles ka, et ta pole nagu vist kordagi näinud, et nagu just see nagu riikide ja tiimide vaheline suhtlus nagu nii tervislik oleks ja et oleks nagu nii palju inimesi erinevaid, kes on nõus nagu panustama, et eks seal ikkagi muidugi on nagu natuke sükest pushimist ja surumist ka, aga ma olen jah nõus, et selles mõttes ei pea nagu kõike ise ka ära tegema, et see mõtted nagu liiguvad ja mõtted pritsitakse ja tegelikult on, mida minu poolest nagu eraldi kiitust, muidugi me teeme seda eesti keeles ja eesti kohtunikke on väga vähe, aga kohtunikud on nagu just väga ägedalt sinna miksi sisse tulnud, et nad väga palju nagu küsivad ja tagasisidet, neil käis siin Paides käis ju see Soome legendaarne kohtunik neid õpetamas ja vist ka nagu konsulteerib neid terve hooaja vältel, nagu ma aru sain kuidagi pidi. Et see on nagu äge ja nad küsivadki legit nagu peale mängutiimidelt küsitakse nagu, antakse tagasiside ankeet ja nagu põhimõtteliselt too välja mingid vead ja arutame need läbi, vaatame. Üliäge, nagu ma pole reaalselt veel nagu spordis sihukest asja näinud nagu.
ma tean, et Kossus nagu mingisugune see on, aga ta on sihuke profülaktika värk, et sa võid seda tagasi, et anda nagu põhimõtteliselt tavaliselt seal saadetakse kohtunikud sinna samusesse kiiresti ära kohe pärast mängu ja siis ta on nagu on, aga ja siis lähme edasi vaata ja see täpselt on, aga noh, kui sa nagu ise selles süsteemis nagu natukenegi oled, siis on jah tegelikult, et noh, see kohtuniku osa me vaata ei, noh, üldiselt kui sa räägid kohtunikest, sa piirdudki sellega, et saadad kuskile pimedasse kohta, et noh, liigume edasi tegelikult see, et noh, kohtunikud ju tahavad ka oma töös paremaks saada ja kõik tahavad, et kohtunikud oleks töös paremad, et see on lahe, see on ju see Leedu punt ikka, eks ju, et kes käib üle Baltikumi siis praegu. Seda Eesti mängu tuleb ka, nagu ma aru sain, 3 leedukat ja siis tuleb Toomas vist ka nagu appi, ehk siis peaks olema 4 kohtunikku. Tegelikult üks asi ununes ära, aga noh, see ongi see, et võib-olla üks asi, mis seda liiga arengut on praegu nagu aidanud, on ka see, et noh, et siuksed erinevad koostööd, et leedukad vist teevad natukene Poolaga vaata koostööd, et kõik need Euroopa liigad ja sellised asjad ja noh, tegelikult ju Titans käis just Vaasas laagris ka, et võib-olla räägi natukene sellest Vaasa Royalsi koostööst, mis teil on praegu. Jaa, meie ja nii-öelda võib-olla Eesti ja Ameerika jaoks üks väga siuke äge uudis või noh, äge uudis, et riputusketsid tegelikult Varna või putsad või kuidas seda selles spordialas öeldakse, pani õlakud seinale siis Marti Kass, et ma nagu siinkohal küll nagu tahaks nagu tänada ja kiita teda, et selle eest, et ta viitsis nagu Vaasast käia meid siin eestlasi aitamas ja alati on siuke äge sellond, kellega on mõnus nagu rääkida Ameerika jalka asju, vahet ei ole siis, mis tasemel see on, kas siis rääkidagi sellest, et kuidas Titansis asju paremaks saada, kuidas proovida Eestis nii-öelda kogu seda liigasüsteemi arendada, rääkida natuke NFL-ist, kuidas Vaasas asjad lähevad, et inimene, kes on väga palju Ameerika jalkas sees, on näinud selle Euroopa poole kõhtu ja selga ja kõike ja olnud tipus, olnud alt tulema hakanud, et see väga äge story ja tema pani jah, need ketsid Varna, aga mis nagu selle Paide laagrist nagu välja koorus oli see, et no Vaasa oli väga suur osa nagu sellest treenerite pundist ja sellest organisatoorsest pundist, kes nagu meid seal aitas, et ja siis nagu me hakkasimegi seal laagris sees olles juba uurima nagu seda potentsiaali, et kas nagu Tartu Titansil ja Vaasal oleks võimalik mingit koostööd nagu edasi teha. Ja nüüd me nagu jõudsimegi sinna, et laias laastus siis Tartu Titansist saab Vaasa Royalsi nagu tütarklubi. Et ka Vaasa nagu nägi seda potentsiaali, seda toorest talenti, mis siin Eesti meestes on. Ja mida saaks siis nagu rakendada väga kenasti sinna Soome, et nagu nende see peatreener Seppo ütles, et kui võrrelda nagu, et soomlased on nagu ülitublid ja soomlastel on nagu see, et see on see hokikultuur, et selles suhtes nad ei karda kontakti ja nagu see soomlane on nagu väga hea selles, aga soomlased ei ole suured nagu, et valdav osa soomlased, kes tulevad, on nagu kõik muu nagu klapib, aga nagu liini see saab põhimõtteliselt kedagi panna, sest nagu nad ei ole lihtsalt suured ja siis ta tuli sinna laagrisse, vaatas, et joo, nagu mis asja vaata, et nagu kust need tüübid kõik nagu välja. Seal meil oli muidugi väike shoutout ka Markus Lehtlale, kes on väga-väga tummine noor talent Eesti raskejõustikus, et see vend oli kohtunik. Ma kujutan ette, kui see Sepo kohal nägi teda. Sepo oli terve aeg, et see vend on kohtunik, et kui see mängijad siis on nagu on. Et umbes jah, see ütleme, et mõlemapoolne huvi oli ilmselgelt suur, et Tartul on see väga suur võimalus see, et ongi, kui tulevad mingid noored talendid ja see on nagu siuke argument, et võib-olla saada keegi nagu siis mingi teise spordiala pealt, siis meie spordiala peale, et ma arvan, et see mõlemale poole on kindlasti siuke väga äge projekt, et Vaasale laiendab siis seda püramiidi põhja nagu nii-öelda, kus nad saavad siis korjata talenti ja meile annab võimaluse siis nii-öelda talendikamatel mängijadel siis parema nii-öelda pinnase peale minna, kus kasvada siis nagu tõesti sinna Euroopa tipptasemele, et muidugi me loodame ja suurim nagu eesmärk oleks, et Titans jõuaks ka kunagi nagu mingisse süksesse tasemele, et me räägime nagu euroliigadest ja asjadest, aga nagu noh, me peame ju realistlikud olema, et sinna läheb kõvasti aega ja kõvasti tööd, et ja noh, see on kõik siuke väga suur kui, et see on, et noh, see lihtsalt jah, kui ongi nagu soomlastega, noh, kas või seal see on flagis ka, et see on nii huvitav, et nagu kuidagi nagu naljaks, et soomlased pole varem mõelnud selle peale, et nagu siit regioon või noh, et üle mere tulla ja otsida neid talente, sest nagu noh, soomlased
peaks ju teadma meid, eks ju, selles mõttes nagu, aga ja siis meil oli ka, et noh, kui me seda flag'i läksime mängima, siis nagu neil oli nagu nii suur nagu siuke mingi äratundmisrõõm umbes nagu, et jaa, et Tallinn värkis järki, et noh, kõik see värk ja noh, kõik see, aga nad ei ole nagu, noh, nad nagu ise, noh, neil on ilmselt endal vaata nii suur korralik taristu ja süsteem, et nad ei mõtle selle peale nii, aga tegelikult nagu Vaasa jaoks ju see on täiesti nagu nii untapped potential lihtsalt, et noh, et sul ongi mingi kõige talendikamad Eesti mängijad, kes üldse on, mängivad ühes tiimis ja siis nüüd sina oled see, kelle nagu justkui noh, see, ma ei tea, tütarklubi või mitte tütar isegi, vaid noh, lihtsalt see mingi arengu nagu tiim või selline, et noh, lihtsalt nagu tap in, et koputa vahepeal, et kuule, kes teil kutid on, et kas tahavad mingit Soomet ka proovida, et noh, see on lihtsalt huvitav, et seda pole varem tehtud, et see on jah, Kass, noh, eriline shoutout Kassile jah, nagu sa ütlesid ka, et noh, tõeline pioneer Eesti Ameerika jalgpallis tegelikult koos kõik nende teiste legendaarsete nimedega, et kui me kunagi tulevikus selle Eesti Ameerika jalgpalli ajaloo kokku võtame, siis Kass saab päris pika peatüki seal. Jaa, sest et see Kassi poeg on ju praegu läks Division 1-i ülikooli, ma ei saa öelda, no Paknelli või? Paknell vist oli jah. Jah, et ja no ma arvan, ma ei nagu väga ei lenda nagu kuskilt mingisse stratosfääri oma nende loogikatega, et tegelikult kui Kass ise oleks olnud nagu praegu selles kohas, kus ta poeg nagu ma arvan, suht 100% oleks ka Division 1 talent nagu miinimum NCA's olnud, sest nagu jah, see on väga nagu siuke like father, like son olukord, et siuke. Ja ma mäletan, ma nägin ta poega siis, kui me ise Tamperes mängisime, mis oli juba joma joogu kaua aega tagasi. Ja siis ta oli nagu väike poiss ja nüüd vaatad neid story'sid asju, mõtled, täitsa haige ikka. Aeg ikka lendab. Ta on nagu päris D-lineman, ta on nagu NCAA Division 1 D-lineman, mitte nagu mingi suvaline mingi. See on äge. See vajab pikemalt peatükki. Võib-olla kui ta jah, kui Kassi poiss, noh, loodetavasti sinna järgmisel etapil ikka hakkab nagu asju ka tegemas, võib-olla peaks temaga ka millegi rääkima podcastis. Sest ta on ju ühe korra käinud juba siin podcastis, see oligi meie siin täitsa algusaastatel rääkis Steelersist koos oma isaga siis. Just, et jah, täitsa mõte. Aga jaa, enne kui me Titansit siin lahkama hakkame, siis räägime selle esimese mängu läbi siis. Räägime Riiast. Igipõline rivaal, põhimõtteline vastasseis. See aasta nad tulevad siis külla. Eelmine aasta Ott, tuleta meelde, mis see skoor jäi? Kusjuures see skoor on väga kahtlane, sest ma ei teagi päris kindlalt, kas jäi 76-0 või 80-0, aga ütleme, et lihtsam on öelda 80-0. Et see väga vahet läks asja, see on crazy. Ei, seal läks ja see kõige haigem, nagu ma nagu siiamaani mõtlen selle peale, et seal ju see oli ainuke mäng terve hooaja peale minu arust üsna kindlasti, sest Klaipedas ma ei saanud käia, kus ei olnud tablood ka nagu, ehk siis nagu me päriselt ei teadnud nagu, ma nagu mõtlesin, et see skoor, nagu noh, ilmselgelt sa saad aru, et me võitsime nagu ja võitsime väga-väga suurelt, on ju, aga 80-0 oli nagu minu jaoks nagu šokk, no. Ma arvasin, et see on mingi, ma ei tea, 60-0, no, maksimum. 80 on nagu ebareaalne number, vaata, see on siuke. Täiesti nagu loll number, jah, see on nagu, jah. Mul oli, sest eelmine aasta noh, lihtsalt juhtus see, et ma sain teha ETV uudiste saatesse selle spordiloo ja siis ma olin nagu enne nädala rääkinud, et see on kõva mäng, et Riia tuleb. Riia on alati tugev olnud, et see on alati hea mäng ja siis kui see nagu päev kohale jõudis, ma ütlesin seal vist Anu Sääritsale, ütlesin, et kuule 80-0, Anu hakkas naerma lihtsalt, et no teeme sloo ära, noh. See oli, ma arvan, see oli šokk nagu kõikidele, kes seal kohal olid, ma arvan, vahet ei ole, kes sa olid Riia või meie poole peal, et see ei olnud kindlasti oodatud tulemus ja nagu ma arvan, et see nädal, nagu me just rääkisime Maunoga ka, siis meie defensive tackle, kes ka praegu on Vaasas ja shout out temale ka, et MVP. Isegi, jah, eelmise aasta Balti liiga MVP, jah, nagu terve hooaja MVP ja meie kaitse üks väga suur tala. Literally ja figuratively, et selles mõttes, aga jah, et temaga just rääkisime, et need esimesed 2 mängu tuleb korralik nagu veresound, seepärast, et noh, Riial ei ole reaalselt nagu, ma ise mõtleks selle peale, ma tulin eelmine aasta, mängisin selle satsiga kodus ja ma sain 80-0 tuppa, on ju, esiteks mul ei ole mitte midagi kaotada ja teiseks nagu on see, et nagu come on, nagu ma tulen nagu ekstra motivatsiooniga kindlasti kohale. Sest nüüd ma saan nende koju tulla ja täpselt sama teema on nagu see etteruttavalt, ka see Kaunase mäng, et me lähme nüüd jälle nende koju, kus me tulime Balti meistriks, kus me läksime karikaga ära, et
Need esimesed 2 mängu tulevad jõhkrad, noh ma ise küll arvan, et nii-öelda, et siin nagu seda vastaspoolel on motti kõvasti ja et neid asju. See on võib-olla on hea asi, et pärast week 1 on kohe see pai ka, et saad füüsilise peksu välja puhata endast. ja, sest ma arvan jah, et siin, et ma olen kuulnud ka, et Riial on. Jah, et Riial on ka siin nüüd eelmine aasta oli väga-väga suur rosteri probleem ka, et tegelikult see oli ka see 80-0 suur põhjus, et tegelikult jällegi tiimil nagu kvaliteeti oli ja need mängijad ise on nagu hullu, aga kui sa tuled nagu 13-kesi mängima isegi 9 versus 9, et see on jõhker, noh, sa oledki teine poolaeg, oled täielik süsi nagu, et ja väga raske on mängida sellist spordiala, kui sa oled nagu väsinud ka, ta on niigi füüsiline. Et selles mõttes see aasta ma üsna kindel, et neid on kõvasti rohkem. Pole veel rosterit saanud, rosteri me peakski saama nüüd selle nädala jooksul. Ja siis neil ka ma olen kuulnud, et on nagu mingisugune treener tekkinud, aga ma ei ole nüüd nagu täiesti kindel, kas ta on nagu nendega jäänud, et Craigie käest kuulsin, et mingi ameeriklane pidi seal ka olema, aga nüüd ta on nagu natuke vaiksem olnud, et võib-olla siin nende igasuguste Ameerikas toimuvate asjadega ka siin ameeriklased liiguvad rohkem ringi Baltimaaris ja ütleme nii. et jah, niimoodi läbi lillede öeldes, et aga noh, see kodumäng, kui selle korraldusliku poole peale tulla, et siis ma arvan, juba selles mõttes on äge nagu see, et me oleme proovinud siis see hooaeg ka enda korralduse poole pealt nagu kõvasti juurde panna, et noh, esiteks meie üks eelmise hooaja podcastereid siin ja noh, kõik ju teavad, et Las Vegase suurem pooldaja ja Raidersi suur fänn ja kes võib-olla täna ei ole kõige paremas tujus, aga ma arvan, kuidas nüüd Titansi mängule tuleb, saab ta tuju jälle tõsta, et announcer on meil Juhan Taalik seal, et teda saab kuulata ja tuleb mängust küll ka live stream, see tuleb inglise keeles tõenäoliselt, et sinna tuleb üks ameeriklane kindlasti, me oleme rääkinud ka härra Petersoniga, et võib-olla tema sõna seal ka on kuulda või siis vähemalt teda näha seal platsil, et veel ei ole nagu otseselt nagu vastust saanud, aga ta peaks ka Eestis olema praegu. Mitte vormis, aga lihtsalt seal. Ei vormis jah, ma ütlesin kohe, et ma ei luba. See, kui ta vormiga tuleb, siis esimene asi on see, et nope. Et mina ei ole nõus seda vastutust nagu võtma, et sellel inimesel on teised mäed, mida vallutada, et ta ei pea Munamäe otsa rulluiskudel minema laias laastus. Ja siis jah, meil tulevad siin ka nii-öelda, kes perega plaanib tulla, lastel on ka mõeldud mingid tegevused ja poolaja mängud ja siin räffelid, et siin ma arvan, see kodumängu korraldus tuleb nagu päris äge, et ma muidugi veel lahtisid otsi on, aga me proovime nad kõik kokku tõmmata, et vähemalt peaks baaris olema midagi juua, kui midagi muud ei ole ja see on väga igavaks. Ja seda oli õnneks eelmine aasta ka, et kui mitte midagi muud, see õlle sai kätte. Jah, täpselt, et aga ei, see Holm Park on nagu äge koht, kus nagu vaatama tulla ja nagu enne mängu jõuate veel Ermist ja Tagurpidi majast ka läbi käia, et selles mõttes on ta üks hea koha peal. Naljakas nagu see olukord tekib vahel, kui sa seal nagu õige nurgalt seda väljakut vaatad, siis noh, Ameerika jalgpall on su ees ja siis seal taga taustal Tagurpidi maja. Eelmine aasta ju elukaaslane käis pilte tegemas ja siis noh, enamus pilt oli nagu, et okei, noh, mäng toimub nagu seal poolt, vaid tulge siia poole, tahtis Tagurpidi maja nagu sinna raami tõmmata kogu aeg, et hästi nagu. See on päris crazy, jah. See Holm on hästi, minu arust üks lahedamaid areene, võib-olla noh, Ameerika jalgpalli jaoks kindlasti on tegelikult neid rohkem, aga noh, ma praegu nagu ei kujuta ette paremat nagu sellist Ameerika jalgpalli atmosfääri, kui vähemalt see, mis eelmine aasta Holmis oli, et selles mõttes Velkole ka suur shoutout, et nad lubavad ja noh, kindlasti võib-olla Ormile suur shoutout selle tõttu, aga jah, et see loodetavasti see Titansi ja Holmi koostöö kestab siin pikalt, et see Holm Park on tõesti väga lahe koduareen minu arust, et kes ei ole käinud, siis kindlasti soe soovitus. Minge ühe Tartu Titansi kodumängule see aasta kindlasti, see on see lahe atmosfäär. Mäng on ju ilmselgelt tasuta, et ja veel nii-öelda, kes Tartusse nii-öelda tuleb ja teab pika nädalavahetuse teha, siis ju samal päeval pärast meie mängu on ju Kalev Cramo
veel viimast aastat Kalev Cramo ja Tartu Ülikool Max ja Mooritsa vaheline Eesti korvpalli finaalmäng ka, kus saal pakitakse nagu 100 prossa nagu täiesti pilgeni täis, et selles suhtes, et siin on võimalik ka siukene äge Tartu trip teha, et sa saad vaadata Ameerika jalka alla ja põhimõtteliselt otse minna Cramo ja Tartu Kossu finaalmängule ka, et ma arvan, et nii-öelda see on juba väärt seda Tallinna otsa edasi-tagasi. Korralik spordinädal vahetus tuleb see jah, et jah, nagu, et noh, igal juhul soe soovitus, minge kohale, et kui mitte millegi muu jaoks, mind kuulake Juhanit, sealt tuleb. Juhan on haip, ma olen kuulnud, Juhan on haip. Pidi päris hea poiss olema. Okei, kuule Ott, aga me oleme nüüd käinud graafiku, tiimid, liiga üldiselt läbi, räägime Tartu Titansist ka, et kõigepealt võib-olla suur küsimus on see, et kes quarterbacki mängib see aasta, olete te selle otsuse teinud lõpuks? No esimese mängu koha pealt on see otsus nagu paigas jah, et meil see depth chart on nagu praegu niimoodi, et Erik Frank nagu alustab quarterbacki peal ja mina liigun tight endi koha peale, ehk siis olen selle nii-öelda, jällegi neid asju saab rääkida seepärast, et lätlased ei oska eesti keelt, ma arvan. Aga võib-olla tellivad tõlgi omale Valga. Aga kui siis Vietnami kaudu tõenäoliselt, siis vaadates, kus meil kuulajad on. Meil on lihtsalt taustainfoks, et Ülar vahel saadab meile mingit kuulajate statistikat ja siis viimasel ajal on kuskilt Vietnamist ja Taiwanist tulnud kuulajaid meile, nii et shout out Ni Hao. Ja Ni Hao Jingplay Pang. See on kole. Me kaotsime ära. Nüüd tuli hoopis Põhja-Korea. Aga see Erik Frank jah tõenäoliselt alustab quarterbacki koha peal, sest jah meil selle Y-ki koha peal, et jällegi selle Vaasa juurde korra tagasi tulles, siis meie eelmise aasta väga tummine Y, Kevin Saxon nüüd peaks olema vist lepingu all Vaasas, et nii-öelda ta paneb terve hooaja nendega kaasa ja ei plaani nagu nii-öelda tagasi tulla, vaid tema nagu nii-öelda võttis siis selle, et tema tahakski nagu olla professionaalne sportlane nüüd. Ja väga äge on nagu seda kuulda ja tuult tiibadesse, et see asi nagu natukene on jällegi Titansiga seotud, et see on väga äge nagu siukene väike nugget, aga jah, siis mina pean praegu tema suuri kingi nagu täitma siis selle koha peal, sest nagu väga sinna kedagi teist panna ei ole, et siis, aga noh, Erik on quarterbacki koha peal ka kindlasti, ütleme, väga palju kvaliteeti, mis ei kaota. Ja noh, kuna teil on see Kopenhaageni turniir, millel me ka võib-olla natuke rohkem peatume kohe varsti, et siis meil mõned receiverid on ka puudu, et siis selles mõttes seal käibki praegu siukene nagu natuke nagu Tetrise mängimine, et võtad neid väikseid tükke ja proovid kuskil rea täis saada, et siis jälle langeb nagu asja paika, et aga jah, et Erik on quarterback ja tõenäoliselt kui Erik nagu peaks ära kukkuma, sest mina mängin tõenäoliselt mõlemal pool platsi ka. Et siis me vaatame, ma arvan pigem corneri peal, võib-olla safety peal, võib-olla corneri peal, et eks paistab. Nagu good old times. Jah, selles mõttes jah, et quarterbacki koha pealt seda teha on väga keeruline. Mitte, et see muidu lihtne oleks, aga pigem teeks seda nagu jah, siukse skill positioni pealt, kui see, et pead mängu juhtima ja siis pead teisel pool veel nagu rapsima ka. Pead mõtlema ja siis lähed möllad kuskil corneri pealt. Jah, et nii nagu tundub jah, aga ikkagi meil on receiverite punt on nagu väga okei, ma tahaks öelda. Ja ründeliin on ka siukene noorenduskuuri läbinud, aga minu arust ka nagu väga ägedus suunas nagu noorenduskuuri läbinud. Räägi korra sellest ründeliinist ka või üldse, kui niimoodi võttes räägi võib-olla ründeliin ja jooksumäng korraks, et ma olen ka kuulnud, et te olete seal ründeliini vangerdanud, aga jah, et kui natukene, et noh, võib-olla lätlastele ei anna midagi ära siin, aga noh, et mis see noorenduskuur nagu tähendab seal? Meil oli eelmine aasta meil, noh, center on meil ikkagi vana hea, vana on tema kohta palju öelda, ja higiliikur jah, Indrek Viira, et tema snapid on 100% selle liiga nagu kvaliteedi tipp ja nagu täiesti sellist stabiilsust nagu snapi peal ei ole meil lihtsalt üheski teises tiimis liigas ja see on juba väga suur võit. Mitte, et ta muud liinitööd nagu kehvasti teeks ja tema kõrvale tulevadki siis põhimõtteliselt rookid, et eelmine aasta oli Siim Anderson juba oli meiega. Ta mängis küll selle
nii-öelda mitte püüdva tight end'i peal, sest tegelikult ta võiks vabalt mängida ka selle Y peal, aga tal olid siin mõned nagu just selle jooksu koha pealt nagu vigastused, et siin reietagused värgid-särgid, et siis me liigutasime ta kaardi peale ja praegu ta sobib sinna väga kenasti, et jõudu ja mõistust on sellel härral nagu tapab ja teisel pool on siis täiesti rookie on Karl Aasamets, et see ründeliin ongi meil siukene nagu tugev ja natukene nagu nooremapoolne, aga väga-väga tublid ja väga töökad härrad on meil seal, et selle kohaga on meil nagu hästi. Ja siis teise poole tight endi peal, ehk siis meie nagu mängime seda, esiteks me mängime nüüd see aasta mängime tsooni, jookseme tsooni, kui see nagu kellelegi midagi ütleb, eelmine aasta oli nagu siukene teistmoodi see jooksutehnika. Et see on natuke keerulisem nagu võib-olla implementeerida, aga tegelikult on see päris palju loogilisem, et kui see toimib, siis sa saad palju rohkem nagu palli liigutada. Ja jooksjale antakse ka rohkem vabu käsi, et ta nagu otsib kohta põhimõtteliselt, kus ta saab, mitte see, et ta jookseb nagu põhimõtteliselt silmaklapid ees siis kindlasse auku. Tight endide peal on meil vanad kalad, eelmine aasta vigastatud olnud Karl Daniel Vähi ja Siim Sööt. Ja noh, siis mina Y peal. Ja receiver'ide koha peal peaks olema Nurmik ja Konrad siis. Konrad oli eelmise aasta Balti liiga finaali ründe MVP siis. Ja Nurmik on meil see, ma ei oskagi öelda, Randy Mossi laadne tüüp, kes kõigilt palju üle pea ära korjab ja on siukene deep threat ja suur poiss, et selles suhtes. Ja eriti just sellega, et Erik QB on, siis see võib siuke bombs away rünnak olla küll päris korralik. Eerikule pigem meeldib siukest pikka palli, siukest floaterit visata, et see on tema nagu see bread and butter. Ja need on väga head pallid ka, selles mõttes, et okei, ma püüdsin ainult Paides paar tükki, aga need tulevad nagu teravalt, et tihti peale kuidagi et väga palju ootama ei pea seda palli, ütleme niimoodi, et kui sa oled õiges kohas, see pall on seal. Ja running back on Jorgen, eks ju? Põhi running back on meil Jorgen, kes on siis PPI süsteemiga asja liidnud, praegu ka Vaasas, Karl on ka Vaasas, et äsja just neil selle süsteemiga siis liitusid ja liitus Jorgen ja tema siis võtab running back snap'e, võib-olla teeb ka kaitses mõned snap'id, oleneb meil, kuidas see mäng nagu läheb ja eks seal siukseid liikuvaid osi on mängus ka, et kes saab haiget, kes saab mingi põntsu, kes loodetavasti mitte keegi, aga kes saab vigastada. Et aga Jorgen on siuke main running back ja meil on ka üsna suure tõenäosusega ikkagi, kuna siin on mõlemad on kaitseliitlased, aga meie rangerid siis Orm Grigori Joost ja Vootele Jagomägi on meil siis siuksed ka lisajõud sinna running backi koha peale, et Ormi ma arvan teavad kõik, kes on Eesti Ameerikal palju natukenegi jälginud, et see millise tehnikaga see vend neid ja mis average temal per carry on, see on jabur ja Vootele on ka siukene mõnusa energiaga peale tulnud selles mõttes noor running back, et eelmine aasta ta sai esimesed snapid ja nüüd see aasta ta on kõvasti tööd teinud ja kindlasti saab nagu korralikult volüümi ka seal, et jooksumängus meil. Firepowerit on korralikult. Selles mõttes. Aga ma ei tea, vaatame siis teisele poole palli ka korra, et võib-olla selle tiimi kõige suurem tugevus, neid tugevusi oli palju eelmine aasta, võib-olla kõige suurem tugevus on siis D-line seal, et see aasta vist enam-vähem sarnase koosseisuga peale lähete või et kassi küll ei saa vist see aasta, jah? Kass jah, siis pani kingad varna, nagu me juba rääkisime, aga Mauno Blond ei ole väga palju halvema reppi, nagu me ütlesime eelmine aasta, ta oli siis liiga MVP. Tema läheb siis sinna nose tackli koha peale, et kui Kass meil eelmine aasta oli, siis Mauno nagu liikus rohkem ringi ja vahepeal oli ka linebackeri peal ja vahepeal oli ka ründas, siis nüüd ta nagu sai selle dedicated nose tackli positsiooni, et ta seal tekitab väga-väga palju pahandust ja sellega nagu korras. Ühe edge'i peal peaksime me nüüd tagasi saama äsja isaks saanud ja temale ka palju on siis Robin Raidi, kes on, esindab meil Pärnut vist veel jätkuvalt ainukesena, et see on äge. Ja teisele poole edge'i peale tuleb Siim Soplepmann, kes eelmine aasta siis mängis meil ründeliinis, aga kes tegelikult kunagi tema puhul peab ka jälle ütlema, oli kolledžis ju tegelikult ka kaitsemängija, ta oli linebacker tegelikult. Et seal on ka nii-öelda Balti liiga kogemust on 1 aasta, aga tegelikult seda mängijatarkust ja mängijakogemust on väga-väga palju ja see kaitseliin ma tahakski öelda on, ma ütleks meie kaitse nagu väga-väga suur tugevus, kuna
selles liigas joostakse paratamatult väga palju, sest lihtsalt söödu ja püüdmistase, noh, ja ründeliinide tase on nagu ta on, et see kaitseliini tugevus annab kindlasti kõvasti juurde, et noh, ma ei tea, insert Houston Texans defensive line here ja siis sa näed kohe, et mida väga tummine kaitseliini tugevus nagu annab kogu kaitsele juurde. See on, ma tahaks ka öelda, meie trumpkaart. Siis linebackerite koha peal on meil juba eelmine aasta oma esimest hooaega teinud ja nüüd siis juba teisel hooajal ja väga-väga tummiseid mänge ja väga ägedaid pikke ja vist äkki oli meie esimese mängu kaitse MVP ka Artur Reinvart mängib siis middle linebackerit. Ta komistas mingi 3 jardi enne Big Sixi. Oli küll jah, see oli. Ma olin nii pettunud. Ma olin ka, aga õnneks ma sain sealt oma selle touchdowni kätte, et selles suhtes see oleks nii äge olnud tüübi nagu reaalselt debüüt mängus, et ja see oli nagu mäng ka, see oli meie kõige pingelisem mäng. Et sa seal oleks Big Sixiga tulnud, see oleks täiesti katus ära selle Holm Pargil temal, ma arvan. Aga siis meil on veel kaitse linebackerite koha peal kusagil seal, ma tahaks eeldada, et mängib ka Orm on ju, või siis Siim Vaher, sest noh, Orm ja samamoodi ka tegelikult teisel pool siis Willi või Sammi peal mängiv Brent England, et nemad on siuksed nagu, ma ei tea, sisesta Nick Emanvori, et sa tegelikult võid nüüd panna kuhu tahad ja nad teevad oma töö nagu ära, et selles suhtes Brent oli ka minu arust eelmine aasta nagu meie siukene just selle kaitse tagumist poolt vaadates siuke üks tugitalasid, et see, kui palju ta üle enda suuruse mängib, on ebareaalne lihtsalt, et ma arvan, ta on üks kergemaid mängijaid meie tiimis, aga nagu see, kuidas ta lihtsalt tacklib ja kuidas ta liigub sideline to sideline on ebareaalne ja seda on tore vaadata ja ma olen saanud nüüd trennides kõvasti temaga one-on-one'i teha, et see annab kõvasti juurde, et on siuke äge säga, et kindlasti nagu kaitsemänguks loodud inimene, et see saab olema muidugi tema selle hooaja viimane mäng, siis ta läheb tagasi Ameerikasse, ütles, et ta ei tea veel, mis temast nagu saab, aga et noh, et kindlasti tahaks kunagi Tartusse tagasi tulla, aga noh, seal tööd ja kõik asjad ja ta on Illinois'st nagu pärit ja et eks paistab, et see tuleb. No siis saab Stefan Vaaksi vähemalt vaadata seal. Aga jah, kuna need linebackerid nagu hõljuvad palju, siis jah, DB-sid on sisuliselt 3, eks ju starterit, et nagu sa ütlesid, sa mängid ka ilmselt two-way, aga noh, Ogün, kes on, ma ei tea, justkui nagu siuke kaitsekapten või selle tiimi nagu liider, et aga need corneri kohad või siis see teine corner nii-öelda. Corneri koha peal me loodame, et vaata, kuna esimene mäng on Kevadtormiga samal ajal, siis meil osad mängijad on ju seal. Meil nüüd siin üks sellel aastal liitunud rookie, üks Saaremaa poiss, kes on täiesti fluently räägib eesti keelt, aga tema nimi on Richard ja selles suhtes kui sa talle otsa vaatad, siis sa ütleme, ei usu, et ta räägib eesti keelt väga puhtalt. Aga ta on siuke äge corneri prospekt, ta kahjuks esimese mängu ei saa tulla. Et noh, täpselt ongi see Kevadtormi märk, siis Tarvo Teis, kes meil nii-öelda on praegu see feature kicker tegelikult ka ja nii-öelda võib-olla meie cornerite siis uutest tulijatest siukene mõnus värske tulek, et kes on ka ägedaid playsid tegi ja finaalis ka ühe piki võttis, et tema me nüüd loodame ja usume, aga suuresti loodame, et ta saaks tulla mängule, et tema peaks siis olema üks tiibi ja noh, teisel pool nii-öelda võiks meil olla siis Tõnis Titov, kes teil seal ka tegusid tegi, aga minu arust tema esimeses mängus ei saa meid aidata. Jaa, vist oli, jah, teda vist ei ole. Teda vist ei ole, et see teine pool ongi meil siuke praegu nagu pooleldi lahtine, et sinna me vaatame, kas siis mina ja Konrad võib-olla proovime kuidagi selle teise tiivi ära täita, et aga we'll see. Tuleb esimene mäng üle elada, siis tulevad need reinforcements'id hakkavad järjest tulema seal hooaja käigus. Jaa, et see on jah siuke halb kokkusattumus, et noh, meil on praegu ju tegelikult ka payballersitega nagu siin päris palju nagu risttolmlemist nii-öelda, et kuna see turniir on samal ajal, siis ka see nagu meie ridadele on nagu mõjunud, aga eelmise hooaja pealt nagu vaadates, siis peale seda esimest mängu nagu kuidagi tulevad kivid alt inimesed välja ka.
ja see oli eelmine aasta tunda küll et jah, et selles mõttes see nagu kuidagi nagu äratab ja noh, kuna see hooaeg hakkas see aasta varem, siis mida me oleme ka tiimile ja endale nagu väga palju öelnud on, et tegelikult nagu kui vaadata, kus me eelmine aasta olime samal nagu kalendri ajal, siis me oleme ikkagi nagu tunduvalt paremas kohas. Et nagu kuigi nagu ootused olid, nagu on ikka see, et sa tahaks nagu minna siuke, et ma olen valmis. Ja et kõik on nagu korras ja kõikide bussade peal on nagu mingisugune dept vaata olemas, et nagu noh, reaalsus on tegelikult igal tasemel teine alati, et alati lähed nagu mõtled seda ideaali, aga tegelikult on jah nii. Sellega nagu jah, sellega arvestamine on nagu jah, siuke rumal tegu, et aga noh, see tulebki kogemusega, et nii lihtne on nagu mõelda, et noh, davai, et noh, paneme edasi vaata, aga noh, tihtipeale ongi see, et see edasiminek on nagu noh, sa käid väiksest mõõnast läbi, et uuesti sinna kõrgemale minna, et see ongi see loomulik kõikumine vist jah. Aga noh jah, ega ma tahaks üldkokkuvõttes nagu öelda, et ega meie tiim on ikkagi ma arvan, et kaitsel orienteeritud, et me nagu pigem rünnakul üritame mängida sellist, kuidas nagu öelda siis, nii jooksu kui söödu koha pealt siukest nagu võrdset mängu, et proovime nii joosta ja sööta nagu sama palju. Ja eriti just siis, kui me peaks kaitses õnnestuma ja ette minema, et siis see jooksumäng nagu kindlasti saab kõvasti nagu vatti sinna antud, et just seda kella nagu maha joosta. Aga noh, see on siuke nagu üldine strateegia, et selles suhtes ma tahaks öelda, et selleks esimeseks mänguks me oleme nagu nii valmis, kui selleks praegu nagu olla saab ja ootan nagu väga põnevusega, et mida nagu Riia juurde on pannud, et juba see eelmise aasta sats tegelikult nagu mõtlesin, talenti seal nagu oli. Ja alguse, nagu mida mäng edasi läks, seda rohkem hakkasin see väsimus nagu sinna määrama, aga tegelikult algus oli nendega ikkagi tükk tegemist, eriti just nagu rünnaku poole peal, et kaitses on ka nemad tublid ja eks see liiga veits ongi kaitsel orienteeritud, et tavaliselt pigem võidab see tiim, kes nii-öelda saab kaitses surve peale ja siis neid mingeid pallikaotused ja need, et see pigem on see, et ega need mängud nagu, mängud on sellised kaitsel orienteeritud ja aetakse nagu rohkem koledaks seda mängu selles vaates, aga jah, we'll see. Kõva hooaeg tuleb igal juhul selles mõttes, et Balti liiga, kurat, see on üks vingemaid ettevõtmisi üldse, mis Eesti spordis minu arust tehakse, minu humble opinion, et kuulajad ka, et kes tahab kaasa lüüa, kes tahab aidata ükskõik kuidas, et kindlasti kirjutage Otile või kirjutage Titansile või kuhu iganes, et need abikäed on alati vaja ja alati teretulnud ükskõik mis moel, et see on siuke, me oleme Ameerikalt palju selliseks laedast kohas, kus kui sa tahad midagi teha, siis kirjuta. Et see ongi nagu see, kui sa tunned, et sa saad aidata, siis me igal juhul nagu kasutame selle abi ära, et saad käed külge panna, kui tahad ja kui keegi tahab kohtunikuks, see on võib-olla see kõige suurem koht, et kui keegi tahab kohtunikuks saada, siis kindlasti andke seda märku, et see avenüü on olemas ilusti. Jah, et selles suhtes kas või isegi kui tahta nagu, et alati saab nagu alguses sekkuda kas või mingi väiksema asjaga, et meil on, ma ei tea, kas või oled tabloo manager seal, et meil on niisugune soplapmani ehitatud täiesti, sul ei ole vaja mitte mingeid oskusi, et kui sa oskad lehte pöörata, siis sa oled juba winner seal. Numbreid oskad lugeda. Jah, et ma arvan, sulle öeldakse ette ka, et mis sa sinna pead panema, et selles suhtes, et kui sa tead, mis on 3 ja 6, et siis on juba win. See intervju on see, et 2 küsimust, kui palju touchdown annab ja kui palju field goal annab. Jah, ja siis kui sa ei tea, siis see on ka okei. Me õpetame ära muretsed, ei ole raske õppida. Don't worry about it. Saab hakkama. Ja meil on siin mingid väiksed side hustle'id ja projektid ka, mis tulevad välja, et nagu proovime nii-öelda siis publikule anda siukest nagu midagi sarnast, nagu me siin podcastiga või Kallaste ja Ülar siin podcastiga tegid, et siuke, kuidas vaadata jalgpalli, mingid väiksed nagu pamfletid, lendlehed siis, et nagu selgitada kiiresti ära, et mis see Balti liiga on, kus nagu Tartu selles on, kes seal veel on ja siis nagu kuidas see mäng nagu käib, et siuksed või mis reeglitega just meie siin Balti liigas mängime eriti, et see tundub ka siuke äge projekt ja võib-olla kui mingid tuttavad, kes ei ole seda nagu mängu varem vaadanud või ei saa sellest nagu aru, et siis me proovime nagu järjest enam seda publiku ja siis selle mängija vahelist käppi nagu vähendada. Et mul töökaaslased ka rääkisid, kes eelmine aasta käisid seda mängu vaatamas, et kui seda announcerit nagu ei oleks, et siis ei saaks nagu väga mitte midagi aru, aga tegelikult see announcer juba nagu ise
teeb nagu mängu väga jälgitavaks, et sa saad nagu väga kiiresti pihta nagu kuidas see loogika on ja siis nad ütlesid ka, et kurat, et see mäng on tegelikult päris põnev niimoodi. Kusjuures ma olen märganud seda ka, et inimesed, kes nagu ei ole või noh, ei ole kunagi nagu mängi ole haaranud neid, aga noh, need vähesed mängud, mis meil Eestis on, eelmine aasta keegi just rääkis ka, et koha peal minu arust nagu seal staadionil olles, et sa noh, oledki füüsiliselt kohal, sa vaatad, mis seal väljakul toimub, tegelikult siis sa saad palju parem sellest mängust aru, kui sa sellest põhiloogikast, nendest downidest ja nendest aru saad, siis tegelikult see mäng on ju üsna loogiline, et ta liigub ühes suunas ja teises suunas lihtsalt niimoodi. Jah, et see, ja siis sa saad kuidagi nagu, ma ei oska öelda, see sõna on nagu minu jaoks imelik sõna, aga saad selle auraga ka nagu pihta või nagu kuidagi see higi ja see nagu, sa saad aru nagu, et see, kus nagu see, et mis selle mängu võlu on, kus see testosteroon seal on, kus see nagu emotsioon selles mängus on. Et kui see energia seal pingi peal ja kuidagi kõik see asi. Saad selle nagu selle särtsuga natuke pihta, ütleme nii. Et see on jah, ütleme teine vaatepilt, et noh, sest kui vaadata nagu videos seda, kui ma neid esimesi videosid vaatasin, et me nagu igast mängust või igast trennist teeme nagu video ja analüüsime nagu just enda osa ja kõike seda ka, et siis esimene sees mõtled täiesti pekkis, kui aeglased me oleme. Aga noh, seal on kaks asja on see, et nagu üks on see, et meil on nagu nii-öelda see kala silma objektiiv on, siis see ongi aeglane, lihtsalt sest nagu see on moonutatud veits. Aga teine asi ongi see, et sa oled jälginud nagu harjunud vaatama off-seasonil NFL-i, kus ilmselgelt kiirused on täiesti nagu jaburad, vaata. Ja siis sa mõistad nagu seda, et kui haige vahe tegelikult see nagu kiiruste mõttes on. See on hoomamatu tegelikult, reaalselt mul üks päev just tuli, mul tuli ette, noh, tõmbame siin niikuinii otsad kokku ka, et mul tuli lihtsalt üks päev ette, et Derek Henry kaldub 110 kilo. Ja siis hakkad mõtlema, mis 110 kilo tähendab tegelikult, ja ta jookseb 35 kilomeetrit tunnis tuleb sulle vastu ja saalt corner. See on nagu täiesti perses. Mida sa teed? Ma lähen eest ära, nagu jah, kuningas mine palun. Aga jah, et kui ta siin game või seda teipi mainisid, siis jah, ma loodan, et ma jõuan see nädalavahetusel tehtud, et lõikan sellest meie Helsingi turniirist väikse asja kokku. Vaadake jah, sa mainisid seda meie kuidas vaadata Ameerikalt palli, kindlasti jagage seda videot, nüüd on praegu täpselt õige aeg enne Tartu Titansi hooaega seda vaadata. Tulge mängule, elage siis flag footballile kaasa ja siis kindlasti siin suve jooksul kohtume, kui mitte varem siis suvepäevadel, aga loodetavasti lähte kõik Tartusse mängu vaatama ja kaasa elama ka siin nüüd laupäeval, et tuleb kõva hooaeg ja tegemisi on palju, et püsige meiega ja me paneme seda edasi nagu ikka. Ja edu teile ka Kallaste ja Tallinn Bay Bowlers Copenhagen Bowlil, et eelmine aasta saite seal maitse suhu ja see aasta siis tulemusi tegema. Jah, noh, näeme, meil on koosseis, sa mainisid Kevatorm, et lähme siukse noorema ja tüdrukuid võtame mõned kaasa, et noh, õnneks see Copenhagen jah, me just näärsime ka, et enne seda Helsingi turniir oli nagu mul nagu see mõte oli see, et saame mingi võidu või 2 kätte vaata, et siis on vähemalt nagu see miinimumprogramm täidetud, et teeme ühe, et noh, et me nagu selle turniiri võitsime, et noh, kahju, et ainus asi, mis nad olid, et väga toredad soomlased, nad ei andnud mingit karikat, mingit auhinda, ma sain see mingi FU Store, vaata, mis on mingi Ameerika jalgpalli mingi varustuse pood neil saime selle mingi kinkekaardi, see oli väga tore ja kõik see, aga noh, et kurat, mingi väikse karika oleks võinud ikka anda, et noh, kuskile siia tead podcasti taustale panna. Aga et jah, Kopenhagenisse me nagu tingimata suurte ootustega justkui ei lähe, aga naudime mängu igal juhul ja tore on see, et Haapsalu on seal, et Haapsalu Soome ei saanud tulla, aga nad on seal ja need soomlased on seal, et eks me seal arutame ka nendega läbi, et see Kopenhagen on siuke vinge suur festival, eks ma üritan nii palju, kui seal mängude vahel energiat ja aega on, et teeb võib-olla mingid pilte ja social media ka, aga esmalt vaadake loomulikult siis Titansi mäng ära ja sest meie unistus on see, et me seal Kopenhagenis kunagi striimitavatele väljakutele ka jõuame, aga sinna võib-olla läheb natuke aega enne, kui me seal nende koondistega mängima hakkame, kes sinna kohale tulevad, et seal on see aasta ka täiesti mingid, vaatame, mis see eliidi grupp on, aga see on täiesti pöörase tasemega turniir tegelikult, et eelmine aasta oli ju finaali jõudsid Prantsusmaa koondise nagu A ja B tiim, Saksamaa, pool Saksamaa koondist oli seal turniiril, minu arust Türgi meeskond oli kohal, et see tase seal on täiesti nagu pöörane, et hästi vinge asi, mida jälgida, ma korra käin siit läbi, Horvaatia meestekoondis on lihtsalt, meestekoondis ongi välja, Norra, loomulikult London Smoke, see on kõva tiim, seal kindlasti koha peal me näeme neid veel, et jah, ühesõnaga see Copenhagen Bowl on lihtsalt lahe perspektiiv, mida meil tiimina saada ja vaatame, mis meil siin sügise poole tuleb kindlasti 2 turniiri vist Soomes
ja loodetavasti siis jah, ma ei tea, märkige mingi väga, väga õrna harilikuga mingi augustikuu, mingi nädalavahetus, mida ma ei oska praegu öelda, et loodame siis soomlasi võõrustada Tallinnas ka. Et flag ja Ameerikalt pall, paneme lennuga edasi, et see on lahe aeg Eesti Ameerikalt pallis. Et aitäh teile kõigile, kes te meid kuulate ja aitate ja toetate ka, et te teate kõik, kes te olete, et ilma teieta oleks seda raske teha või et kui ei oleks kellegi jaoks seda teha, siis oleks ka nagu nõme. Jah, kui ma kedagi unustasin Titansi rosterist ära, siis ma palun vabandust, sest ma olen vana juba. Ma ka, kui ma kedagi unustasin, Siit, Norman, Marcel, kõik shoutout'id, Mattias, kõik shoutout'id, tüdrukud, kõik. Jah, ma unustasin raudselt kedagi ära, või no kindlasti 110%, ma panin ikka jah, aga noh, ühesõnaga, tulge vaadake ise neid härrasid ja siis jälgige neid ja öelge neile tšau, et ma arvan, et see, et meil see selline nagu võimalus on ja see, et mul isiklikult on selline võimalus, et Tartu Titansist mängida oma praeguses kodulinnas, siis et see on müstiline ja ma jätkuvalt ei suuda ära tänada neid inimesi, kes seda viitsivad teha koos minuga ja kajastada ja kõike, et see on üliäge ja suur aitäh kõigile. See on tõsiselt lahe asi, et jah, sellega siis ütleme meie tšau, kuulake järgmine nädal siis Ott Eeriku ja Ülari Euroopa seiklusi, 2 kanget Euroopas, eriti Ülarit. Eriti Ülarit, ma ise ei jõua ära oodata seda. See kui ise chatis ka kirjutas lihtsalt mingi umbes kohe, kui mäng läbi ja meid kirjutas mingi see oli täielik bullshit. See ongi nüüd nõme, et kui muidu on see, et kui nendes episoodis ise osaleda ei saa, nagu ise ei tee neid, siis on vähemalt see, et see nagu ootusärevus selles osas, et davai, nüüd ma saan kuulata vähemalt, vaata, et nüüd nagu, muidu seda teadvist räägitakse, et see on nagu siuke, ma ei tea, enda kuulamine on nagu selles mõttes, eks igal oma, aga jah, et see järgmise nädala episood, ma ei jõua seda ära oodata. See tuleb korralik, see tuleb ka vaja. Sa tead, et Ott Eerik kiusab ka veel teda, Ott Eerik nokib ka veel, vaata, see on kõige parem. Ma ei jõua ära oodata, ma loodan, et Ülaril on nüüd nii-öelda see süsi veel all seal, küll on ja Ülarju, selles mõttes, et Ülarju ei mänginud, et jah, nüüd ta teeb ka ju season openeri nüüd nagu see nädal, mis tuleb, et seal tuleb, selles osas tuleb energiat kõvasti. Ja siis nädal pärast seda mõistagi võtame kõik need toimumised kokku ja vaatame, kas me vahepeal jõuame või millal, aga ühel hetkel räägime NFL-ist ka, lubame seda ka, et siin need Euroopa mängud ja scheduled release'id ja kõik need, et võtame kõik need uudised kokku. Aga praegu on tähtsamad teemad Cover3-l kajastada kui NFL, mingi kauge liiga. Tiigi taga, no kes see tiigi taga ikka võtsib käia. No sõna. Aga kuulge, aitäh teile ja kohtume peatselt. Tšau. Tšau.